Tere kallid tennisõbrad, ootamatult on kätte jõudnud maikuu ja 10. kuupäev. Hakkame salvestama järjekordset matšpalli podcasti ja viime kuulajad, tennisõbrad taas ajaloo radadele. Meil on külas, võib küll öelda 5 päeva möödas, aga väike juubilar, kuna number on 5-ga lõppev, siis saab öelda väike. Tere tulemast saatesse endine tennisist ja praegune treener, Tenniseliidu auliige Ain Suurtal. Tervist. Ja Riho Kallus on ka abiks mul intervjuud läbi viimas. Tere hommikust. Palju õnne selle väärika numbri täitumisel. Tänu. Kuidas siis pidu oli? Oi, ega suurt pidu ei olnud, ma ei ole suur peopidaja ja käisime lihtsalt kõige lähedasematega, käisime väljas söömas. No me alati külalistelt küsime, et milliste tegevuste juurest me nad ära tõmbasime teil, mis tegevused täna plaanis olid ja kuhu siit edasi suunduda? Siit edasi on kohe minek Nõmmele. Vabandust, tegelikult turniir on Tondirabas. Ja. Mis turniir hetkel käimas on? Eesti GP täiskasvanutele. Ja Paar tüdrukut ja üks poiss mängivad. Ja sul on seal õpilasi ka? Jah. Saad öelda, kes sul on hetkel? Erik Villem Adamsoo, Anna-Maria Totrup, tüdrukuid on seal veel. No, nagu ma kuulajatele lubasin, siis lähme ajaloo radadele ja lähme sinu puhul ka päris alguses. Mäletad sa oma lapsepõlve? Milline see oli? Kui sportlik sa olid? Kust spordigeen pärineb? Spordikeen pärineb isalt. Mul olid vanemad mõlemad lihtsalt töölised, aga sellegi poolest kõik nädalavahetused ja õhtupoolikud, need ikka läksid sporditegemise tähe all. Mis sporti? Kõike, mis kätte sai. Pallid? Jalgpall, korvpall, väravpall, ujumine. Natukene käisin laskmas. Peale kooli mängisime malet. Kus kodukoht oli? Kodukoht oli bussijaama juures. Et siis kodujärgsesse kooli, Tallinna 21. keskkooli? 21. keskkool, jah. Aga tennisreket sattus kätte kuidas? Meile tuli kooli Evald Kree ja võttis kogu meie klassi praktiliselt tennist mängima. Nii see sellel ajal käis, et võeti suurem seltskond kokku ja hakati vaatama, kes paremini pallile pihta saab. Kas sellest seltskonnast keegi veel tennisistiks sai? Kahjuks mitte. See jutt on üpris tuttav, Riho, eks, et Evald Kree tuli klassi ja kutsus mängima, et selliseid inimesi on meil siin varem. No meil on siin just nimelt, tahtsin öelda, meil siin saatekülaga siin käinud üks jagu, kes on öelnud, et Evald Kree tuli klassi, et Evald Kree vist käis omal ajal kõik klassid läbi, mul tundub. Ain teab paremini, kuidas see käis. Ei, nii see oligi tollel ajal, et ega tingimused olid sellised, et oli üldse võimalik. Kooli võimla oli saadaval ja need olid tegelikult väga meeldivad üritused. Millega Evald Kree võlus? Kas teist ütlesid, et teist varianti ei ole, tulete minu trenni või mis ta X-faktor oli? No tollel ajal oli ikkagi, seltskond oli selline, kes kui spordi tegemiseks midagi välja pakuti, siis väga vähesed ütlesid ei. Et nii see algus oli. Aga käis Evald Kree üksinda või käis ka teiste spordialade? Mõni jalgpallitreener, korvpallitreener? Ma ei mäleta, et oleks nii palju. Et see, kes esimesena tuleb, see võidab? No ja Evald Kreel oli oma stiil, eks ole, ja tegelikult kui mina oma treeneritööd alustasin, siis oli täpselt samamoodi. Ma läksin kooli ja võtsin soovijad alguses tundi ja siis sealt kasvasid edasi mängijad, kes tahtsid nagu tõsisemalt tegeleda. Ja nii oli ka minul. Kui tuli Tallinna jalgpallikooli treener, seisis klassi ette, ütles, et meil siin samas trennid, tulge astuge läbi, proovi trenn ja siis ongi juba edasine ajalugu. Praegu see
praegusel ajal see niimoodi jalgpallis tõenäoliselt ongi, et jah, et jalgpallis kuidagi saab selle seltskonna natuke suuremalt ette võtta ja seal teratsõkaldest eraldada. Aga mis, kõigepealt ma küsin, kui vana sa olid, kui see Evald Kree klassi tuli? Minu arust ma olin 8. Aga mis jäi kütkestama tennise juures? Miks see mäng meeldima hakkas? Jah, sellega on ka omaette lugu, et ega see tennis alguses ei ole üldse nii väga lihtne, et käisime seal rohkem nagu seltskonna pärast koos ja kõige huvitavam osa tennisetrennist oli viimased 10 minutit, kus sai jalgpalli mängida. Aga väljakuid ei olnud ju ka saada niimoodi, et oleks nii palju mängida saanud kogu aeg. No tegelikult neid asju ikka sai korraldada, et ei olnud probleemi. Talvel oli tõesti raske. Talvel oli tõesti raske. Aga siis meid oli ka palju ja pidi väikses ruumis hakkama saama ja pidi väga täpselt lööma ja mine tea, võib-olla see tuli kasuks tuleviku jaoks. Aga võistlusväljund tekkis üsna ruttu? Ei, sugugi mitte. Mind hoiti 2 aastat seina ääres ja harjutasin pallile pihta saamist ja täpsust, nii et sellega läks aega üks jagu. See vist oligi Evaldi stiil. Kas mitte Toomas ei pidanud ka alustama seina äärest ja Aita niisamuti või? Jaa, tol ajal olid kõik seina ääres. Praegu ma ei näe nagu kedagi seina ääres enam. No praegu ei olegi neid seinu. Jah, ei ole neid seinu isegi, jah. Ja kui need mõned üksikud seinad on, siis need on ka suhteliselt tühjad. Ja nii on, jah. Aga on see õige meetod alustada seina äärest paar aastat? No ma ütleks, et see on arendav. Seina peal on ikkagi lõpuks märk ja sa pead ju tegema täpselt samamoodi neid löögivalikuid ja et see pall sinna märki saada. Ja teiseks sa pead tegema ikka suhteliselt sellise, kuidas nüüd öelda, visadusega. Et see pall oleks mängus, mis eesmärke sa endale paned, et ma teen 50 lööki, ma teen 100 lööki ja vaatame, mitu ma sinna märki saan ja see on tegelikult kõik suur väljakutse. Ja sein asus siis Kadriorus? Jah. Aga võistlusväljund tekkis mitme aasta pärast umbes? Ja ma ütlesin, et 2 aastat ma olin seal seina ääres ja siis ma sain nagu kätt proovima hakata võistlusel ka. Kas võistlustel hakkas kohe hästi minema? No kaugeltki mitte. Et mul sain neid 6-0 mänge ikka üks jagu kogutud alguses, aga see pigem keeras mind üles rohkem. See vist on inimloomuses sees, et mõnda keerab üles, mõnel võtab motivatsiooni maha. Ja, nii ta on, jah. Tegi siis vihasemaks. Just. Ja millal need esimesed võidud hakkasid tulema? No sinna läks, ma arvan, et mingisugune pool aasta läks, et seltskond oli ikkagi suhteliselt kirju ja sõltus sellest, kellele vastu sa esimeses ringis lähed. Kes olid omaaegsed konkurendid? Kas noorteklassidest jäid ka täiskasvanutesse mõned sellised kõlavamad nimed, kelle võiks täna välja tuua? Alar Milk oli must paar aastat vanem, Ain Alvin minu koolikaaslane, Roland Kvelstein, treeneritööd tegi, nii et teeb ka praegu. Et mõned nimed ikka on alles. Kas teil vihavaenlane ka oli? No selline sportlik mõtles ikka. Sportlikus mõttes vihavaenlane. No tegelikult ma ei saa nüüd öelda, et vihavaenlased oleks. Et ütleme, Jaak Issak, kes oli mu paaris mängupartner, et temaga sai väga palju madistatud. Ega Aina oli täpselt samamoodi. Temaga küll rohkem mängisime nagu võistlustel, sest ta oli teises spordiklubis. Kas tennise kõrvale, kui juba tennis tuli, mahtus veel alased või siis oligi kogu fookus tennisel? Ja mul kippus vahepeal ikkagi tennis käes päris ära vajuma ja et need teised alad olid nagu, teised pallimängud olid nagu huvitavamad ja kukkusid paremini välja. Et sai neid proovitud ka seal, nagu ma ütlesin, värapall ja korvpalli mulle meeldis mängida. Aga need olid sellised hoovi tasemel või ka trennid? Ei, need olid puhtalt trennid, jah.
aga miks siis väravapall ja korvpall? No sellepärast, et Evald Kree oli niivõrd visa, et kui ma olin ikka 2 nädalat olin kadunud, siis ta oli mul kodus ja vestes natukene vanematega, et tennis on ikka õige asi. Jaa. Tulid täiskasvanute medaleid ka, mida nüüd annab kokku lugeda. Üksikmängus 4 kulda, 1 hõbe, 2 pronksi, paarismängudes 11 kulda, 5 hõbedat, 4 pronksi. Need numbrid meenutavad juba sinu õpilast Vladimir Ivanovi, et temal ka paarismängudes ikka omajagu on kogunenud, kuldasid üksikmängus küll natuke rohkem, aga mäletad sa esimest täiskasvanute kulda? Aastal 79. See ilmselt tuli nii raske tööga, et mul ei olegi päris hästi meeles. Aga tollel ajal me mängisime kõiki 3 mänguliiki kindlasti kaasa, et tänapäeval võib-olla mõni mängib 2, väga harvad, kes julgevad 3 mängida. Et see koormus oli ikka päris korralik ja ma mäletan, et kui ma eksi, siis see oli ikkagi viimane aasta, kui ma kõik 3 kulda võitsin, et siis ma olin 9 tundi väljaku peal. Päris suur koormus. Aga see esimesed meistrikad, kus nad võisid toimuda 79. Kas nad olid kas Kadriorg, Kalev või olid Vabaduse platsil, kus praegu parkla on? Oleme kuulnud ka teiste suust, et tribüünid ikkagi meistrivõistlustel kippusid täis minema erinevalt võib-olla tänapäevasest meistrivõistlustest. Ja vaadake, tollel ajal need tribüünid olid suht väiksed ka ikkagi, et neid oli natuke lihtsam täita, aga tõepoolest jah, ikka poolfinaalid, finaalid, siis oli rahvast üks jagu. Riho, tahad ka torgata vahele? Ei, mul tuleb ka meelde sellega, Toomas Leius kunagi ütles selle loo, et kui oli, ma ei mäleta, mis aasta see oli, Harju Orus, just kui oli Eesti meistrikatel oli üks rekordpublik, sa võib-olla oskad täpsemalt öelda, mis aasta see võis olla, et siis oli ikka päris palju rahvast oli seal. Siis Toomas ütles, kui 2007 olid Eestikad Kadriorus, kui Urmas Sõõrumaa tuli presidendiks, siis oli hästi palju rahvast, siis Toomas, no nüüd võib-olla natukene on rohkem rahvast kui omal ajal. Et see mulle jäi meelde, ta ütles, et kunagi oli väga palju Eestikatel rahvast. No, aga Evald Kree ei olnud ainus treener. Kirjas on vähemalt Eesti spordi biograafilises leksikonis veel Jaak Parmas, Harald Rannu, Rein Sander ja Jüri Põldoja. Täpselt nii. Kedagi nimetamata vist ei jäänud? Jah, kõik on nimetatud. Mida üks või, ma tean, et see on suhteliselt lai ja raske küsimus, mida üks või teine treener uut või teistmoodi andis? Parmas, Rannu, Kree, Sander, Põldoja. Et ükski treener ei ole ju ühesugune, iga üks eri arenemisfaasides õpetab midagi uut. Ja annab ka eluliselt kaasa. No mul, ütleme nii, et mul oli ikkagi Jaak Parmas oli see mees, kes nagu kõige rohkem mulle aega pühendas, et Evald Kree pani alguse, pärast seda tuligi Jaak Parmas, sest Kreel ei olnud lihtsalt aega üksikute nimedega nii palju tegeleda, sest et ta oli liidus oli niivõrd aktiivne tegelane, et hästi palju oli ärasõite ja siis, kui Parmas tennise juurest läks eemale, siis oligi Harald Rannu. Tema oli siuke paras naljamees ja temaga sai siukseid mõnusaid trenne, aga samal ajal ta kasvatas meid ikkagi inimeseks ka ikka väga, väga korralikult siuke põhja sai alla. Et treener on ju mõnes mõttes ka tänapäeval teine lapsevanem, 3., 4. mõnel. Siis, kui sa tegeled 100% pühendumisega, siis on jah, siis see nii on. Aga kui Evald tuli nüüd koju, võttis nätis kinni ja tõi trenni tagasi, kas siis motivatsioon ka suurenes või siis tuli tagasi tahe tennist teha?
ma ei oska öelda, kas seda niimoodi saab öelda, aga no tennis oli ikkagi väga huvitav mäng ja kui teda mänguna võtta, eks ole, siis sellega sai hästi pikalt. Jalgpallis on kuidagi moodi nagu rohkem limiteeritud asi, aga tennises meil oli väljakud olid suvel saadaval. Hommikust õhtuni, kui oli vaba väljak, võid minna mängima. Tänapäeval sellist asja ei ole üldse mõeldav. Ja nii see areng läks. No välisvõistluste väljund tol ajal oli vast kõigil Nõukogude Liidu meistrivõistlused, üleliidulised, teie puhul Dünamo meistrivõistlused, Spartakiaadid. Nõukogude Liidu meistrivõistlustel tuli 85. aastal paarismängus hõbe. Ja. Dünamo üleliidulistel meistrivõistlustel 84 üksikmängus, mis seal nüüd, kas kuld? Ja. Esikoht. Ja Eesti meeskonna eest 84 hõbe. Kui suured need võistlused olid, kui populaarsed need toona olid? Ja kui suure motivatsiooni endale andis mõni medal edasi pingutada? No need olid sellised üritused, mis nagu kalendris on, kui sa paned, ütleme niimoodi, et vormi ajastamine, kuigi tennise mängiga peab nagu kogu aeg vormis olema, eks ole, tõusude mõõnadega, aga nendel võistlustel ikkagi oli nagu motivatsioon tunduvalt suurem, jah. Kas sinna käis kaasas ka mingi rahaline boonus? Tollel ajal oli ainult Nõukogude Liidu meistrivõistlustel mingisugune toetus. Kas toona mängijad üldse oskasid unistada, et kunagi läheb ka piir lahti, tekib võimalus minna võistlustele Soome, Rootsi, Norra kaugemale kui Nõukogude Liit? Ei no unistada ju loomulikult võis ja tennist, kui ma olin natukene aega mänginud, siis vaatasime Soome televisioonist Wimbledoni. Ja ega muid turniire tollal ajal nagu ei näidatud. Meil oli võimalik Wimbledoni näha ja oli siuke väike unistus Wimbledoni pääseda. Nagu tulemusi French Openilt ja Austraalia Openilt tuli lehe kaudu? No tulemusi jah, ikka tuli ja oli teada, jah. No Toomasel õnnestus välja murda. Kas kuskil paistis ka perspektiiv, et sellest Nõukogude Liidu kadalipust ja koondisest õnnestuksin ettepoole saada, et saaks ka välja? No üks natukene helgem välgatus oli. Jerevanis oli iga kevadine turniir ja ühel aastal öeldi, et selle turniiri 8 pääseb satelliitturniiridele. Aga minu jaoks ei olnud see sugugi positiivne kogemus, sellepärast, et 8 hulka pääsus mängisin ühe ukrainlasega ja seal juhtus paraku niimoodi, et kohtunik tegi mulle selle mängu lihtsalt külma. Ja seal kahjuks ei saanud midagi kuskilt poolt muuta. Et piiripealsed pallid? Ei, mitte piiripealsed, vaid ütleme, kui pall oli keset koridori, siis oli sees. Et ma mängisin mängijaga vasakukäeline, kodus olen ma harjutanud terve elu Jaak Issakuga, eks ole, kes on vasakukäeline ja vasakukäelised olid minu jaoks suhteliselt kerge saak. Nii et ma sellele mehele ei olnud kunagi kaotanud elus. Ja tookord läks nii. Koht oli ette määratud võib nii öelda, jah. Pärast seda muidugi motivatsioon oli hästi ära nuditud. Karmid ajad. Räägi Ain korra, mul oli üleeile käisin Harri Nepiga harjutamas siin Audenteses ja Harri tõi mulle 1959. aasta spordilehe, kus oli siis artikkel sellest, kuidas Toomas oli Andreeviga mänginud liidu sisemeistrivõistlustel ja võitis liidu sisemeistrivõistlust 7-aastaselt. Et ma tean, et me sinuga ükskord rääkisime ka sellest, kunagi oli ju väga suur turniir, oli
Kremlin Cupi eelkäija siis Moskva lahtised olid ja kuidas ta nimetati, oli Moskva üle... Tennisnet on seda nimetanud Moskva rahvusvaheliseks turniiriks. Moskva rahvusvaheline turniir. Nii see nimi oli, jah. Ja kus sina mängisid ju Aleksandr Zverevi praeguse mängija isaga finaalis, eks ju. 83. Sa rääkisid selle õnnetu looga, et sul läks reketi keeled katki, selle õige reketi keeledest katki ja juhtisid. Nii oli, 5-2 oli esimeses setis, oli ees, kui keel läks katki. Ja no tollel ajal ma mängisin nende Tartu puureketitega ja paraku oli nii, et kahte ühesugust oli väga keeruline leida. Et ma mõtlesin, et kuidas see nagu võistluste hierarhia, no loomulikult number 1 oli liidu meistrivõistlused, eks ju. Oot, ma küsin, kas siis oli mäng läbi, kui see keel katki läks? Ei, ma võtsin teise reketiga, aga sellega ei olnud enam üldse seda tunnet, et ei läinud enam nii hästi. Ja nüüd Riho? Ei, ma lihtsalt mõtlesin, et see hierarhia, et kõige olid ikkagi liidu meistrivõistlused, see oli nagu kõige suurem üritus. No see oli liidu jaoks, jah, no võib-olla mängijad tähtsustasid mingisuguseid muid asju nagu rohkem. Aga siis oligi, ütleme siis ikkagi Moskva rahvusvaheliselt, see oli ikkagi kõige see oli kõige kõvem. See oli kõige kõvem võistlus tegelikult, tennise turniir üldse ju liidus. Nii oli, jah. Tälle ajal, eks ju. Mina tugevamal turniiril osaleda ei saanud, kui see oli, jah. Ehk siis põhimõtteliselt see oli kõige tugevam turniir, kus sa üldse oled oma karjääri jooksul mänginud. Nii on. Ja seal sa mängisid. Mis areenil see toimus? See oli Lužnikis oli ikka, jah. Ja seal oli täis maja. Seal oli ikka täiesti täis maja ja seal oli kõige rohkem publikut, mis mul kunagi üldse on olnud ja kõige üllatavam oli see, et publik oli väga palju minu poolt. Et poolfinaali, ma mängisin tegelikult esimeses ringis oli natukene lihtsam, üks lätlane oli mul vastas, aga pärast seda tulid liidukoondise mängijad järjest mul ette ja poolfinaalis mängisin Saksa esireketiga 3 seti, 7-6. Ja no siis olingi finaalis Zvereviga, jah. Kas võttis see publik põlve nõrgaks ka? Ei võtnud, täitsa üllatus. Et 4 tribüüni ümber väljaku, kõik olid rahvast täis ja täitsa vahva oli. No üldse üks maailma suurimaid areene vist. Tollel ajal ma ei saa öelda, et see nüüd oleks väga nii maailma suurem, ma ei tea, ei olnud nagu võrdlusmomenti, aga ma kujutan ette, et mingisugune 4000 võis seal olla tõesti, jah. Väga korralik. Aga kas Aleksandr Zvereviga oli ka mänguväliselt suhtlust? Ei jäänud pidama? No Tennisnet on öelnud, et te olete viimane, kes puureketiga veel mängis, et kas see oli kuidagi jonnist või eestimeelsusest või kaugel, kuda nii saab, et vaevalt, et meil siin keegi tahtis näiteks puusuuskadega sõita, et siin jonnist või patriotismist, aga paraku nii oli, et jah, et me olime ikkagi Moskvast kaugel. Ja Moskvasse ehitati tehas ja meile kuidagi moodi ei tahtnud need reketid jõuda. Ja kui nad lõpuks jõudsid, siis nad olid muidugi mul mingisugused 50 grammi kergemad, et jälle oli peavalu, kuidas moodi saaks natukene toekamaks need. Ajalooraamatus Eesti tennis 100 sa oled meenutanud, et 80-ndad polnud just majanduslikult kõige parem aeg ja vahepeal tuli isegi tennise kõrvalt minna tootvale tööle. Meenuta palun seda perioodi, mis... Oota, kas on nüüd seda tootvat tööperioodi? Jah, et kui keeruline see situatsioon oli ja mis see töö oli? Ei no, tollel ajal ju tegelikult ma lõin pere ja see läks nagu keeruliseks. Pluss veel see, et Moskvas tuli kellelegi pähe, et nüüd me hakkame vanuseliselt piirama võistlustest osavõttu ja näiteks Spartakiaad ühel hetkel öeldi, et vanemad kui 23 ei saa osaleda. Ma muidugi sealt tagant kumal läbi see, et meil oli natukene noorem põlvkond oli kasvamas ja kes olid muidugi väga tublid. Andres Võsand oli nende hulgas, eks ole, et sealt aga sellest vanemast generatsioonist läbimurdmine tehti neile hästi lihtsaks.
Et see oli jah, nagu üks siuke tahk ja siis paratamatult ulatus see Moskva korraldus läbi Dünamoga meile Tallinnasse ja kärbiti siin igasuguseid toetussummasid. Et tuli midagi välja mõelda. Mis siis välja mõtlesid? Oi, ei midagi erilist. Agro oli see koht, kuhu kohta ma läksin natukene liigutama ja ei midagi keerulist, lihtne töö. Aga millal treeneri perspektiiv või kus see soov üldse treeneriks hakata pärines? No ma arvan, et see kasvas lihtsalt välja, et ma ju käisin pedagoogilises instituudis ja ma arvasin, et mul on piisavalt taipu, et hakata treeneritööd tegema ja pluss veel see, et ikkagi oli enda teekond jäi kuidagi moodi nagu katki ja juba tollel ajal oli väike motivatsioon, et hakkame mängijaid kasvatama. Ja esimesed töökohad treenerina olid ka Dünamos, eks? Ikka jah. Ja siis klubi Sinivalge, Pirita ja siis Evald Kree spordimaailm, kus oled tänaseni? Tänaseni seal, jah. Oled lugenud kokku ka, palju õpilased on kulda karta toonud? Ei ole. Neid numbreid, jah, need on natukene võib-olla. Kulda karda, no ma ei tea, palju seda kulda ikka jagatakse praegu, et esikohti on muidugi üks jagu. Ma ütlen, see kulda kard on nagu üks asi, aga võib-olla Gunnar kindlasti kohe tahab mainida neid nimesid ka, keda sa oled treeninud, aga kui sa nagu mõtled, et kas nagu treeneri jaoks kindlasti väga suur motivatsioon on see, kui sa nagu tuleb see noor ja sa näed, et seal on midagi erilist, et seal on mingisugune teistsugune X-faktor juures või kuidas, või sa lihtsalt tunned seda pikemas perioodis, kui sa oled aga tegelenud juba aastaid ja näed, et midagi, või kuidas see on, tunnetad sa seda kohe? Ei, see on üldiselt näha. Et ma pean olema ülimalt tänulik oma õppejõule pedagoogilises instituudis Hans Krossile, kes biomehaanikaga tegeles. Ja ta suutis need asjad nii üksipulgi selgeks teha, et kus kohast miski asi algab. Et kui ma näen last jooksmas, toimetamas, et siis see paistab välja, et milleks ta võimeline on. Esimesest päevast? Esimesest silmapilgust, jah, praktiliselt on ju nii. Aga kas selliste õpilaste, kas neist saavad nüüd lemmikõpilased, pöörab treener neile siis ka rohkem tähelepanu? Mul on see õnnetus, et ma katsun võtta kõiki võrdselt. Et ma olen selle pärast saanud mööda päid ja jalgu küll, et nagu mõni seldeka andekam, et temaga nagu piisavalt ei tegele, aga kui mul on teised õpilased kõrvad, siis ma ei saa seda endale lubada, et ma kellelegi eelistusi teen seal. Kas see, et Evald sulle ukse taha tuli, kas selles võib ka põhjus olla, et Evald nägi sinus miskit? No õnnetuseks ei saa ju temalt seda küsida. Aga ma arvan, et ju seal mingi point oli siis, jah. Sa ei ole mõnele õpilasele läinud ukse taha, et kuhu kadusid? Ei ole. Keegi ei olegi kadunud. Aga kas sa mäletad, Ain, et kuidas see nagu välja nägi täpselt, et mida ta siis Evald teid tegema pani, joonejooksu tegema ja kükke, kuidas ta nagu teid nagu valis või mis harjutusi, midagi tegite konkreetselt? Ma ei saa öelda, need kükid ja need asjad, need on kuskilt hiljem tekkinud, et kes ei viitsi jalgu ja käsi liigutada, et siis tuleb natukene füüsilist teha juurde. Ja paljud võtavad seda kui karistust, aga tegelikult summa summarum, see on igal juhul arendav. Igal juhul. No aga ma mõtlen, kas seal olid mingid konkreetsed asjad, mille järgi ta valis, et kes tuleb tennisetrenni ja keda ta tahtis nagu? Evald, ma ütlen veel kord, et ma ei tea, mille järgi ta seda tegi. Meil ei olnud hiljem ka juttu tegelikult siis, kui ma juba treener olin, eks ole, et meil ei olnud sel teemal juttu, mille järgi valida. Tegelikult ju valik ju tuleb ju automaatselt, et sa näed, paremad mängijad kasvavad ise kasvavad grupist välja ja
alguses siis paned jälle uue grupi kokku ja niimoodi see tasapisi läheb. Äkki nendes lugematutes raamatutes, mis ta on kirjutanud elu jooksul, on see iva on kuskil peidetud? Peab läbi sirvima? Ja, ei tea. Aga Evaldist ju eluloo raamatut keegi ei ole kirjutanud? Ei ole kuulnud, et see oleks, jah. Et mõned sugulased on veel elus, võiks kiiremuskorras ette võtta keegi. Aga no ma hakkan siis ütleme kuulsamaid õpilasi, võib-olla mitte tingimata tublimaid, aga kindlasti kõige kaugemale jõudnud õpilasi nimetama: Jaak Põldmaa, Jürgen Sopp, Vladimir Ivanov, Mikk Irdoja, Margit Rüütel, Anett Kontaveit. Kõik ju, no ütleme, tänapäeva Eesti tennise teekonda kujundanud mängijad. Neist esimene olid Jaak, Jürgen ja Vladimir Koik. Ja see oli Evald Kree spordimaailmas. Lihtsalt koondus üle linna. Paremik kokku nendega sai tehtud. Ju ma siis vajutasin õigeid nuppe ja poisid läksid täitsa ilusti edasi ja sealt edasi oli loogiline jätk Audentes, kus tegelikult on suht ideaalsed tingimused kõigeks loodud, et sai, kes tahtis õppimisele tähelepanu pöörata, aga noh, neid seal eriti palju ei olnud muidugi, et loomulikust intelligentsist tehti asjad ära seal õppimise poole pealt ja spordi jaoks oli kõik võimalused olemas. Mis seda punti Jaak, Jürgen, Vladimir, Mikk iseloomustad? Miks need paistis silma ja tulid sellest nii-öelda hallismassist välja särama? No aga seltskond ise on juba selline, kui tehakse, noh, ma võin seda öelda küll jah, et poisid, kui on pundina koos, siis nad viivad üksteist edasi. Kas võib, noh, kuna Jürgen neist kõige kaugemale jõudis, kas Jürgen oli ka kõige andekam loompoolest? Valus küsimus praegu, et ma ei taha ausalt öelda, noh, tegelikult ju oli Jaak Põldmaa jõudis noorte edetabelis kuni 18 vanuses 14. kohale, et ta võitis esimese kategooria turniiri Kanadas, mängis finaalides, ta oli tegelikult väga siukse lahtise meelega ja tubli. Aga tervist oli vahele. Aga jah, paraku nii nagu me praegu näeme, eks ole, just rääkisime Rihoga, et kui palju neid vigastusi praegu on ja Jaagul mäng läks ka vigastuse nahka. Kui valus hetk see treenerile on, kui tuleb mängija, kellel selgub, et loodus või siis tervis seab piirid? No see on tegelikult väga kurb. Tee jääb ju täitsa pooleli. Kas Vova täitis oma täieliku potentsiaali? Ma kahtlustan, et seal jäi midagi puudu, aga see puudu jäi juba seal Audentes ajal, ma mäletan, et see füüsilise ettevalmistuse pool, et neid ettekäändeid oli ikka päris mitmeid, et trenn vahele jätta ja ma arvan, et noh, Voval oli tegelikult ju kogu aeg isa oli selja taga. Ja võib-olla kuskilt poolt oleks pidanud nagu rohkem pressi peale panema selle füüsilise poole pealt, et tark oli ta küll, ja ta mängis väga targalt. Ja need saavutused, mis tal on, need ongi just mängutarkuse pealt saavutanud. Aga samas, noh, oli ju siis, kui ma hakkasin temaga tegelema, siis see oli esimene asi, mis nagu tahtis kohendamist, oli serv. Et kui ta oli kogu oma senise elu oli nagu löönud servi rohkem nagu kindluse peale, aga mina tahtsin, et ta hakkaks jõuga lööma. Ja no, tegelikult see tõi väga kiiresti tõi edu. Ja talle tuli meeldiva üllatusena, kui lihtne on punkte võita. Et nii see läks.
mina arvan jah, et tal lihtsalt jäi füüsilise taha asi, et see on, ma jätan turniir, millega me lahku läksime, oli Soomes üks ITF-i turniir, kus ta jõudis finaali ja finaalis oli selline, üks itaallane oli tal vastas ja itaallane mängis tema selle füüsilise nõrkuse, ütleme niimoodi, jutumärkides füüsilise nõrkuse mängis välja lihtsalt, et seal ei olnudki nagu mingisugune taktika seal ei aidanud. Jaa, aga see oli väga, väga edukas periood ju, et tegelikult kui ta koos oli, ta ju võitis ju järjest turniire seal, tõusis ju pea 300 peale seal. Jah, see oli suhteliselt järsk tõus, aga sealt edasi oli juba keeruline minna, et seal hakkabki füüsis maksma. Mille poolest Jürgen eristus? Järjekindlus. Et ta oli selles mõttes jah, siuke heas mõttes jäärapäine. Et kui sein oli ees, siis ta läks läbi. Ma mäletan üks noorte turniir, kus oli Prantsusmaal olime jah, siis ta oli just väga edukalt oli mänginud ja jõudis seal, kas see oli 8 hulgas mäng, veerandfinaal ja siis pärast seda siis ta küsis, et Ain ütle, et millega ma neid vendi võidan. Ja see oli nii siiras küsimus, et jube keeruline oli talle vastata ja ma ei saanud öelda, et natukene paremini võiks siit ja pehmem olla sealt aga ta lihtsalt tegi oma tööd järjekindlalt, lõi seda palli vajaliku tugevusega jõi enam-vähem õigesse kohta ja nii seda läks. No Margit Rüütel, mis iseloomustas Margit Rüütlit ja kaua temaga koostöö kestis? Päris kaua oli ikkagi. Margit oli ju ka Audenteses ja vist oli isegi aasta-paar oli seal täiskasvanute klassis. Et ka väga kohusetundlik, väga tugeva isa toega. Et selline isa oli tal ju 10 võistleja ja selline füüsiline pool ja kõik see oli nagu sealt poolt ja Margit oli üldiselt väga, väga meeldiv, oleks võinud natukene julgem olla, et võib-olla natukene selle tagasihoidlikkuse taha jäid nii mõnedki võidud. Ja siis viimati nimetatu Anetiga vast on see koostöö olnud kõige lühem niimoodi otseselt, aga tema kasvamist ja mängijaks arenemist oled sa ju kõrvalt näinud pikalt? Ja me tegime siis, kui Anet oli väga, väga noor, et 11 midagi vist oli, millal me alustasime, mängisime Viimsi hallis, ma mäletan neid trenne, et tema puhul torkas silma see, et ta tahtis kogu aeg võistelda ilmselt ja trennis ei tahtnud tegeleda selliste pisiasjadega et kogu aeg pidi nagu punkte mängima ja see teda edasi viis hästi, hästi palju, et ta võitles nagu kogu aeg ja võitles lõpuni. See väljaku peal on näha, kui mängijad jooksevad pallile järgi, et mõni kuskil poole maa peal hakkab mõtlema, et ei, ma vist ei saa seda kätte ja jääb see asi poolikuks, aga tema läks kas või nina veriseks, et läks lõpuni välja. Kas Aneti puhul toonased treenerid teadsid algusest peale, et sealt tuleb mängija? No, ma ei oska küll nüüd öelda, et kas on nii julgeid treenerid, kes ütlevad algusest peale kohe, et sellest tuleb mängija, et seal on nii palju karisid on tee peal ees, et need tuleb kõik ära teha ja inimese pea sisse ei näe, seal on ju tipptasemel on see mäng seal kuskil, ütleme, 80% on puhtalt psühholoogiline, et kuidas sa olukordasid lahendad ja läbi seedid ja oma äpardustest üle saad ja see on ju kõik psühholoogia. Jah, ma just mõtlesin praegu seda, et võib-olla väga nõustun suga, et me võime siin võib-olla 2 käe sõrmedel lugeda Eestist noori mängijaid, kes on
tennis Euroopa tasemel olnud Euroopa tipus, absoluutses tipus, aga vanuses 16 enam tennist ei mängi näiteks, et noh, neid on siin olnud ju küll tüdrukuid ja poisse ja mitmeid väga andekaid ja meil oli siin üks periood, kui meil oli ju tennis Euroopis 4 tüdrukut olid 50 hulgas ja keegi ei mängi täna tennist. Et neid näiteid on. Nii on, jah. Et mis need karid on, eks, et kõigepealt koormused tõusevad ju järjest. Kiirus tõuseb järjest. Et seal vastu pidada üks vale liigutus, vigastus jätab oma jälje, see võib korduda, no ja lõpmatuseni saa, meil oli üks mängija, Anett Kaasik oli, eks ole, no ka sportlikust perekonnast pärit aga no järjekindlalt treeningutel pöiaga probleem, no lõpuks ei saa enam. No Anetiga oli koostööd ka hilisemas ajas ikkagi profikarjääris ka aastal 2021 kestis vist mõned kuud. See oli jah, hästi lühike. Kuidas Anett sinuni jõudis, et võtaks tuurile kaasa just sinu? Hea küsimus. Mina seda temalt ei küsinud, et kuidas sa minuni jõudsid. Aga noh, ilmselt tal oli selline periood, kus kohas vana treeneriga enam asjad ei arenenud ja oli vaja kuskilt midagi, ma mäletan, ma rääkisin Aneti emaga. Sellele eelnes Nigel, eks? Ja järgmine oli Tursunov. Jah. Et mingit muutust oli vaja ja siis seal Aneti ema Ülle küsis mu käest, et näitas mulle mingisugust servi seal kuskil turniiri peal ja noh, ma ütlesin omad arvamused sellest ja ma ei tea, võib-olla sealt läks asi idanema. Aga on see treenerile põnev aeg käia tuuritamas ikkagi tipp tasemel? See oli igal juhul põnev aeg. Sellepärast ma selle vastu võtsingi selle pakkumise, et mõtlemata, kuidas moodi ma Anetiga hakkama saan või Anet minuga hakkama saab, eks ole, aga see oli igal juhul väga, väga vahva. Mis sellest hetkest eredamalt meelde jääb? Üks finaal oli vähemalt no, seal oli jah, 3 turniiri ma käisin kaasas, et Madriidi läksime, siis oli teine ring, Pariisis oli 3. ring ja Eastbourne'is oli finaal. No see oli ju ulmeline aasta, mis pärast seda juhtus, et tulid siseturniirid ja vähe oli turniire, mida Anett sel aastal ei võitnud. No jaa, aga seal oli veel, suvi oli vahel, eks ole, kus tal nagu konkreetselt kedagi ei olnud ja seal ei paistnud nagu lootuse kiirt, aga Tursunov oli ikka äärmiselt õige inimene selle koha peal. Jaa, aga võib-olla Gunnar tahab jutuga sinna jõuda, et Tursunov oli äärmiselt õige inimene, aga enne seda tegi Ain seal üht-teist. Eeltöö ära. No ma ei tea, üks lause lahkuminekust võib-olla pani Anetil midagi peas liikuma. Täiesti võimalik, kunagi ei tea asju, jah. Et sa olid ikkagi selle kõige säravama ja olulisema hetke eel temaga toimetasid, nii et noh. Nii, väiksed. Aga kui tulles tänapäeva, sinu õpilastest on välja toodud praegult ikkagi nimetatakse võib-olla Eesti andekamaks noortennisistiks Elisaveta Anikina, et Eesti U12 hetke tüdrukute valitseja võib vast öelda, kuidas me temasse peaks praegult suhtuma, kas on aus ja õiglane panna mängijale sellised tiitlid ja pinged peale nagu tuleviku lootus? Tuleviku lootus ei ole võib-olla nii suur pinge peale panek, aga jah, sellised tähelepanu suhtes peaks nagu vaos hoitum olema, et rahulikumalt vaatama asju, kuidas moodi kulgeb edasi, et neid kõrvalised tegurid võivad mõnel liiga kõvasti peas keerlema hakata ja jääbki asi katki sellega.
kaua sina oled teda treeninud, kas algus peale? Ei. Tal on ka paar treenerit olnud varem ja noh, loomulikult kõige suurem töö on ikkagi praegu võib öelda, et on ema tehtud, et noh, kindlasti ka isa on seal toeks, eks ole, ja endale ma ei oska praegu sealt, me oleme 1,5 aastat oleme teinud, noh 2 aastat, okei, saab varsti täis, aga mina püüan temas arendada lihtsalt seda tennise mängulisuse poolt, et siiamaani mäletan, kui ma teda ma olin siis Anetiga läksime trenni Rocca al Maresse, kõrval väljakul mängib üks väike plikatirts, pisikene emaga ja see oligi Elisaveta ja me tegime oma 2-tunnise trenni ära, nemad on ikka veel väljaku peal. Ja niimoodi see palli tagasilöömise oskus, ütleme nii, see, mis Elisavetil on, et ta ikkagi geniaalse järjekindluse ja visadusega suudab seda palli teisele poole lüüa, et sinna juurde nüüd tuleb muud asjad ka vaadata, mis nagu tennises olulised on ja vaatame, kuidas tal õnnestub neid asju vastu võtta ja järgi teha. Aga mille pealt ta hetkel võidule sammub? Just kas ainult see palli tagasi löömine või midagi ikka veel? No eile ma just küsisin, rääkisin Aivo Ojasaluga ja Viljandis ju käib üks noorte turniir praegu 12-aastased, et küsisin ta käest, et kuule, et mis vahe on nüüd, et miks pärast meie mängijad vastu nagu ei saa seal väljaku peal ja siis Aivo ütles, et oli poiste käest küsinud, et mis järelduse te tegite turniirist. Nad löövad kõik pallid tagasi. Noh, loomulikult ega laps vaatab, et jah, kõik pallid tulevad tagasi, aga noh, kuidas nad tulevad, kuhu nad tulevad, eks, et see mängib ka natukene rolli ja meil nagu noortel just selles vanuses jääbki puudu sellest motivatsioonist, et iga palli peab saama väljakusse. Et las vastane siis võtab selle punkti, aga tema peab selle punkti võtma, mitte ma ei kingi seda mingisuguse enda veaga. Et see motivatsioon nagu peaks olema baasiks ja sealt pealt saab edasi minna. Aga kas Elisaveta puhul on näha silmadest, et tahab saada tennisistiks? Ma olen täitsa kindel, et tahab. Sest tal on tegelikult ju suur valik on ees, et ta on ju väga hea iluuisutaja meil. Ja iluuisutamine meeldib kindlasti tüdrukule, noh, nagu alana meeldib nagu rohkem. Aga me ei saa, ühel hetkel tuleb see valik teha, kas iluuisutamine või tennis, sest need kaks oma koormuse pärast juba ühte patta ei mahu kuidagi. Kui palju ta seal iluuisutamist tegeleb ja kes ta treener on? Tead sa? Treeneri nimi mul õnnetuseks ei ole meeles ja ma tean, me oleme sellest rääkinud, jah, aga see ei ole mul meeles. Aga kui ta Tallinnas on, siis on igal juhul iluuisutamine on tal päevakavas sees. Aga kas sa näed ka tennise väljakul, et on midagi, mida sealt iluuisutamisest tuleb talle tennisesse juurde? Kas positiivses või negatiivses? Positiivses mõttes just. Või on midagi, mis lõhub tennist? Ma ei tea, võib-olla vastupidi. Ma näen seda, et liikumist mõjutab. Paremaks, halvemaks? Segab, jah? Jah, sportmäng ja liikumine on oma raskuskeskmega maale lähemal. Iluusutamises paraku peab olema ilus ja sirutatud. Ja sirutus ja üles. Ja liikumise juures see on näha. Et jah, sellega on üksjagu võitlemist. Mul tuleb kohe selle jutuga paralleelselt meelde Jannik Sinner, kes tegeles ju suusatamisega, aga suusatamises jällegi, seal on ka raskuskese all, et see on nagu natuke teistmoodi, et sealt tuled mäest alla, et ikka seal sai siruta seal seda all, aga ma ei tea, kui palju, ka hästi kaua ju tegeles ja ei olnud isegi ITF-i top 100 hulgas, aga pole hullu, täna mängib päris hästi. Mega suusatamine natuke ikkagi teistmoodi, see on põhimõtteliselt sa ütlesid õigesti et seal sa pead olema ju vedrude peal. Ja just, nagu tennises. Iga sportmängus sa pead olema vedrude peal.
Võib-olla graatilisuse poolest kahtlustaks Roger Federeril iluusitamise tausta. Aga üldiselt vist on positiivne, et noored tegelevad mitme alaga alguses korraga. Et üks ju kehaliselt täiendab teist. See on igal juhul koordinatsioon, no igal alal on mingisugune trump, mida ta lapses arendab ja see on igati tervitatav. Ma olen ise jalgpallitrenni suunanud mängeid, et mine ja tee midagi muud ka ja et seal on ka niimoodi, et suurel maa-alal, eks ole, palliga sa pead nagu kuidagi moodi seda ruumi aru saama, et kuhu see pall lendab, kuidas ta lendab ja ega tennises on täpselt sama, et kes jalgpallis aru ei saa, kuhu pall kukub, siis on tennises sama lugu õues, et kui tuul puhub, sul peab olema ettekujutus, mis edasi saab. Me oleme mitmetelt treeneritelt, kes siin meil stuudios on käinud, küsinud, kas tänapäeva lapsed, tenniselapsed erinevad millegi poolest seal 70-ndate, 80-ndate lastest. Kas on mingit suuremat vahet tunda? On küll tunda, jah. Mille poolest? No ütleme niimoodi, et ühiskond laste ümber, see on ju nii totaalselt muutunud, et see lihtsalt ei saa mõju avaldamata jätta. Et tollel ajal oli sport oli siuke meeldiv väljund, eks ole, igapäeva rutiini, aga ma ei tea, kas tänapäeval seda sporti nii väga selleks meeldivaks väljundiks enam loetakse, et nii palju on muid huvisid ja kergemaid asju toimetada. Sport on ikkagi pingutust nõudav. Et lapsest peab see olema algusest peale sisse kasvatatud, et pingutus see on mõnus. Paneme sinna juurde arvutid, nutiseadmed. No see ongi jah, see varjupool asjal, et istutakse ja kui sa istud, istudes palju sa arened, et pluss veel see, et kõigi nende arvutimängude juures on, kui midagi läheb nässu, siis sa vajutad jälle uuesti start ja läheb, sama olukord läheb uuesti, aga võtame suures pildis elus endas niimoodi ei käi. Sa ei saa seda starti enam vajutada, sest et sul on juba vana jälg on väga korralikult sees. Kui me riigina selle läbi ammustaks, kuidas sinna aega tagasi minna, kus sport oli alguses peale au sees, kas me siis oleme maailmas või sees? Eks seda läbi ammustamist ju proovitakse niimoodi väikeste torgetega teha, seal hakkame seda sama koolispordi ja kehalise kasvatuse tundi, seda hakkame vaatama, kehalise kasvatuse tund tuuakse tihti peale ju ohvriks näiteks mingisugustele muudele asjadele, et kui on vaja näiteks koolis valida, millal ma lähen seal kuskil mingi arsti juurde, siis kehalise kasvatuse tund kukub kohe. Et see on nagu selline asja õnnetu külg. Et kui saaks koolispordi ja üldse spordi väärtustamine, sa ei saa spordist tulemust, kui sa ei ole motiveeritud. Ja see on ju üldine pilt, et ükskõik mis ala sa tegelikult teed, sul peab olema motivatsioon, et edu saavutada. See edu saavutamine, see on ju tänapäeval on kuhu koht see rõhk on läinud, et edu saavutamine võrdub palju raha teenida. Tänapäeval on see, ütleme niimoodi, see raha teenimine on mingisuguste IT-teadmistega on oluliselt lihtsam kui see tee, kui sa valid spordi, ütleme siis räägime konkreetselt tennisest, et millal sa raha juurde jõuad. Kui hea sa pead olema, et hakata tennisega raha teenima. Et see on ju tegelikult käpu täis, võtame maailma rahvastikku, eks ole, tennis, ma ei tea riiki, kus kohas tennist ei mängita. Tõesti ei tea, Gröönimaa, ma ei oska öelda. Kindlasti leiame ühe. Aga kui palju sa tunnetad, et tänapäeva lapsi on motiveerinud tennisega jätkama ja tennisega alustama just Kaia ja Anett? See on tuntav. Ikkagi endiselt need super eeskujud, need motiveerivad. Kuhu ma tahan jõuda on see, et hetkel Kaia ja Anett ei tee
neid tegusid, millega me oleme harjunud siin viimase 20 aastat, et kui oluline see on, et see tühimik väga pikaks ei vajuks, ei veniks? Eesti tennise arengu mõttes just. Ma ei tea, kas meil nii väga see tühimik, see on ju suhteline mõiste tegelikult, et no Jelena Malõgina mäng praegu telekast ei näita. Jah, no see on absoluutne tipp, et kui ma võtan näiteks Prantsusmaa, kus on lasteturniir, Elisabetta mängis hiljuti turniiril, kahel pool väljakut tribüünid on täis. Noh, hea küll, võtame mingisugune osa nendest on need, kes tulevad klassi ekskursioonil, eks ole, tulevad tennist vaatama, aga seal oli ka muud publikut väga palju. Ja see ei ole nüüd viimase aja ilmuing, vaid see on ikka päris jätkuvalt juba siin paarkümmend aastat on niimoodi, et lasteturniiril poolfinaal, seal on ikkagi inimeste huvi on, nad tulevad vaatama. Nüüd, kui me räägime sellest samast motivatsioonist, mis peaks nagu noori innustama, eks ole, tennise juurde tulema, nende eakaaslased, kui need on edukad, siis see on ju ka motivatsioon. Ma tahan ka edukus olla. Et keegi toob ikkagi medali kooli, siis tahaks ka. Jah, ja kui sellest räägitakse, noh, üks asi on muidugi, mis meil nagu ajakirjanduses puudu on nagu kohaliku väiksema kategooria spordielu kajastamine. Et mida me võime välismaal näha igal pool, külaleht kirjutab iga spordisündmusest, kus keegi on midagi korda saatnud. Samas ei taha Jelisavetale pingeid peale panna. Jaa, aga vaata, kui need asjad, kui lapsed kasvavad juba maast madalast selle sees, nad ju loevad neid asju ja nad tahavad, et nendest ka kirjutatakse, eks ole. See on hoopis nagu teistmoodi, kui sa kasvad selle sees, aga kui sul tuleb, ühel hetkel tuleb kuskile paugust lihtsalt, et oi, millega ma nüüd hakkama sain. Ja sellest nii palju räägitakse, noh. Tugevamad muuseas saavad sellest üle. Sellepärast see tennise ajakirjas see noorte rubriik on minu arust hästi tänuväärne, olen isegi sinna aeg-ajalt kirjutanud, et tunnen, et kui noorele ja tema lapsevanemale ikkagi läheneda, et me tahame teist artikli kirjutada, siis ma näen neist, et nii mõnigi noor on saanud sellest mingi uue motivatsioonilaksu. Et ma tahan, et nad seda veel teeks. Siis on ju hästi. Jah. Ühesõnaga sa arvad, et Eesti tennisel on tulevikku küll ja veel? Ikka. Teeme edasi. Riho, mis sa arvad? Ei, noh, see selle mõttes väga õige jutt, et ega siis meil on ju täna Mark ja meil on nüüd Ingrid Neel siin mängib tipptasemel paari, Eesti eest tuli mängima ja meil on Anikina siin Aini käe all üles kasvamas ja meil on mängijaid veel, nii et ega pole hullu. Ma väga põnevusega, iga kord oleme siin saates rääkinud, ootan väga põnevusega, mis meie Davis Cupi meeskond tegema hakkab siin sügisel Usbekistani vastu maailmaliigas, nii et see on ka tegelikult meil väga pikk pink praegu olemas seal. Ja, loodame, et kõik saavad ka terveks ja keegi ennast ei vigasta selleks hetkeks, kui on tõe hetk. No üks periood ikkagi jäi sinu puhul meil selles saates kajastamata, see ongi see Davis Cupi treener-kapteni periood. Jah. Mõni võib-olla eredam hetk sellest perioodist, mis meenub? Aga kõige eredam hetk oligi kohe esimene kord, kui Audentese poistega, eks ole, gümnaasiumi poistega läksime Davis Cupi mängima ja me saime alagrupist edasi, et seal oli ju fantastilisi matše täiesti. Ivanov mängis Sarksjani vastu, kes oli Euroopa top 100 sees olnud, eks ole, just ja mängis fantastilise mängu, et need olid tõesti hetked, mis jäävad. Kas Davis Cupil on veel see tänapäeval see aura, mis ta on ikkagi üks maailma, kas ta ei ole on mingil hetkel maailma kõige suurem võistkondlik ma mõtlen vanim ka. Ja vanim ka, jah. Ja kõige rohkem nii-öelda riike osaleb selle, et seal kunagi see Davis Cupi kirjeldav info oli, et jah, eks ta muidugi on väga-väga pika traditsiooniga. Aga noh,
ma tahaks natuke ikkagi öelda, et järjest rohkem ja rohkem ikkagi devalveerib seda see, et neid tiimiüritusi ja tennise omavaheline võitlus ATP, VTA, ITF ja kuidagi natuke liiga palju killustatud on. Just, see ongi, et kui neid asju tekib liiga palju, pluss veel see kommerts, mis sinna juurde jookseb, et kuidas sa ära ütled, noh, neid kommertsüritusi on ju tegelikult tohutu hulk. Ja mängijad tegelikult füüsiliselt ei jõua kõikides asjades osaleda ja niimoodi ongi, et Davis Cupile öeldakse tihtipeale ei, et mul on see ja teine ja kolmas asi nagu tähtsam, et ma ei saa sinna tulla ennast lõhkuma ja nii edasi ja nii see devalveerimine käibki. Jah, kohati see raha sõidab üle selle. Jah. Kui saaks kuidagi nii, et Davis Cup jääb Davis Cupiks, et me ei võta sinna mingeid, ma ei tea, Roger Federer, Cup King, selliseid nimetusi juurde, siis ma arvan, et on kõik hästi. Aga tennise puhul olümpia on ka ikka tähtis asi. Ma tahaks, Riho, sinult küsida siia saate lõppu, et kuulsin kõlakat. Ühes teises saates visati välja, et Kaia loodab wildcardile. Olümpiamängudel? Jah. Praegu kuulen esimest korda sellist asja ja mis oli ka põhjus, miks ta tuli Billie Jean'i mängima? Jaa, ma just eile Kaiaga suhtlesin, Kaia rääkis, et ta tahab mängida Prantsusmaa lahtiseid. Et tahab kindlasti minna Prantsusmaa lahtiseid mängima, suure tõenäosusega saab peale ka sinna, on seal väga, väga lähedal. Aga nojah, ma tean, et see olümpiale pääsemine ja olümpial mängimine, see süsteem on niivõrd keeruline ja see on natukene nagu tennise mõttes, ma olen nii palju rääkinud, et siin on näited, kui suure riigi sportlane, näiteks ma mäletan, üks aasta oli keegi hispaanlane, kes oli ATP top 20 piiri peal, aga olümpiale ei pääsenud, sest 4 paremat meest on eespool, versus siis teistpidi jällegi mõne väikse riigi esindaja, kes võib-olla ei pääse never ever Grand Slamile, aga pääseb olümpiale, et seal on nii palju nagu keerulisi nüansse. Just eile lugesin ka selle kohta, et oli juttu sellest, et tahtsid mängida Ulrik Eikeri, teil oli vist see Delfis oli see uudis, siis Eikeri ja Ruud segapaari, aga ei saa peale. Et seal jällegi, et kellel, kus ja mis ja kas mängite üksikmängus ja et üksikmäng annab sulle võimalusega segapaaris mängida, et aga äkki Los Angelesis Mark ja Ingrid? Väga äge oleks ja ma ütlen, et jällegi neid võimalusi, mida me oleme natuke nagu maha maganud siin, ma mõtlen ka siin Aneti ja Kaia kontekstis, et oleks võinud olümpial paari mängida ja teha ja kõiki, aga muidugi see eeldab ka seda, et seda paari mängitakse, et sa pead ikkagi sellele ka keskenduma ja neid trenne tegema, et mul on siiamaani meeles, kui nad korra natukene mängisid siin enne, kui see Eesti-Läti matš kunagi oli, mängisid väga ilusti, said siin see vastav Ostapenkost ja kui tegid natukene siin meie poistega trenni. Aga jällegi, kui sa oled tipus, sul on fookus selle üksikmängu peal, see ei ole niisama lihtne ja see kalender on niivõrd tihe ja see ei ole sul seda aega lihtsalt võib-olla ka võtta. Aga jah, muidugi Kaia puhul see, et ta üldse praegu veel tennist mängib, see on nagu see on üldse suur ime, et vaadake neid numbreid seal, kes maailmas selles vanuses tennist üldse mängivad, et üks hetk ta oligi vist minu arust John Isneriga 2 kõige vanemat top 100 mängijat, John Isner on ka lõpetanud juba. Aga siit on võib-olla hea üleminek teha järgmisse saatesse ja küsida Ainilt, kes võidab French Openi? No tere talv. Üldiselt ma ennustamisega isegi oma peas ma ei tegele sellega, et veel vähem kõva häälega välja öelda midagi. Aga ütle pigem siis seda, et mis sa praegu sealt meestetennises vaatad ja näed? Kellelt ma ikkagi ootan? No ma olen Djokovic'i fänn, ma ei saa midagi öelda. Mulle nii tohutult meeldib see, kuidas ta on mängijaks kasvanud, eks ole, kui palju temaga oli alguses konflikte ja kuidas ta käitus seal väljaku peal ja milliseks mängijaks on ta nüüd kasvanud, eks, et vahepeal oli ju absoluutselt ühtegi etteheidet, eks ole, pluss veel see geniaalsel järjekindel mäng seal väljaku peal, et kuidas ta oma vastaseid hävitab. Et jätkuvalt Federeri peale enam loota ei saa.
tema enam ei mängi, eks ole, noh, kui tema väljakul oli, siis ma olen alati tema poolt, et mitmekülgsus on mulle alati meeldinud ja aga kellele see naistest pöialt hoiad? Rõbakina. Kuidagi meeldib tema mäng. Aga suur tänu, Ain, saatesse tulemast. Meil oli järjekordselt põnevad 65 minutit linnulennult. Ma olin meelitatud, et kutsusite. Aitäh ja palju edu! Ja järgmises saates ma arvan, et räägime French Openi jutte, kui tabelid tulevad. Aitäh kuulamast!